Aitäh teile ka loomulikult kõigepealt ja alustame pressikonverentsiga üks küsimus palun korraga. One question at time, please. Kuidas olla on? Te võitsite? Minul on, ma arvan, mul on väike palavik selline 37 jaoks, ma arvan, et see närvipinge on, ma pole midagi sellist 20 aastat tundnud, et see on täiesti uskumatu, see oli nii ja ma ei nüüd kuni viimase hetkeni ja ma olin täiesti kindel, et siin on raudselt midagi, kuidagi see võistlus läheb edasi ja kuidagi see ei saa niimoodi olla, et äkki tuleb keegi veel juurde sinna ja tegelikult see ei ole nagu läbi, et see niimoodi, et aga see tuli nii ootamatu. Keegi tuleb ootamatu poolfinaalis. Ja kui Ott ja Märt tegid selle viimase, see oli, siis ma olin, okei, et see oleks liiga hea olla tõsi, aga täiesti uskumatult, et rahvas meid hääletas esimeseks, see on lihtsalt mis edasi saab? Suur tänu. Mis edasi saab? Edasi ootab palju tööd. Teate, enne seda, kui töö hakkab pihta, siis mina lähen koju, siis magan hästi kaua, siis hommikul tulevad pannkoogid, sellised hästi paksud, mõnusad, vanaema moosiga ja siis me läheme vastu, ma arvan, et elu suurimale väljakutsele. Siis me oleme valmis. Laurel ei ole mikrofoni, kas on kosta, kui ta räägib? Okei. Et minul oli tegelikult tänase õhtuseks juba plaanid tehtud, ma pidin ühe tuttavate juurde nagu peale minema, aga tundub, et plaanid läksid sassid ennast, et tõesti me ei uskunud, et see võimalik on täna õhtul, et eriti pärast seda veel esimene žürii hääletust, kus me olime seal kusagil keskel 5. või 6. kusagil, et me mõtlesime, et väga hea, et me oleme seal nagu saanud sinna lõppu, sinna 3 hulka, siis on nagu super hästi ja nagu tõesti see oli nagu täna selline maksahaak, et see oli minu jaoks täielikult šokk. Aga kusjuures me peaks ikkagi mainima seda, et meil oli üldse väga kriitiline, kas me üldse saame selle actiga tulla lavale täna, kas me saame üldse laulda, sellepärast et Laural oli eilse õhtu seisuga absoluutselt 0 häält, ehk siis ta oli tulnud kurgust mitte midagi välja. Ja me katsetasime kõik võimalikke tuumasõja plaane, mida teha. Sven oli valmis ise tulema laulma Laura. Mitte teil valmis, ta isegi nagu väga tahti. Äkki see on Sveni võimalus lõpuks oleti. See oli plaan 10. Aga näed, ei tulnud seekord. Kuidas Laura jälle kord käib? Tead, läbi selle, et kõik mõtlesid, soovisid häid soove, lisaks sellele, et ma õigel hetkel sain jaole sellest, tegelikult on väga pikalt haige olnud ja tänu sellele see siis kulmineerus Eesti Laulu täpselt finaali ajaks. Kui keegi oleks näinud seda arstikabinetti, mis oli backstage'is, siis see on päris muljetavaldav. Kas ma võin Laura häälearsti ise tänada, suured tänud. Ma nägin, ma olen seda näinud viimased päevad kõrvalt seda, kuidas, mis sa tahadki öelda seda, et ma olen seda kõrvalt jälginud seda viimast 2-3 päeva nendes proovides ja siin Saku Suurhallis, et eile õhtul oli Laural üldse veel häält ja kuidas ta nagu kordagi ei saanud püssi põõsasse ja ei heidnud meelt ja ei lasknud ujul nagu norbu ja kuidas täna käis seal mingi arstionu süstaldega ja seal... Ta on uskumatult tubli tüdruk, sest see protsess on päris võigas. Kuidas me panime panused ainult täna õhtu peale, sest tänaseks veel päevases proovis Laura ei laulnud ja eile tal oli veel üldse häält ja see, et me lootsime kogu aeg parimat, üritasime olla positiivsed, et küll me saame kuidagi tehtud ja äkki läheb õhtuks paremaks ja see, et Laura on sellest kõigest kadalipust niimoodi võitjana välja tulnud, see on mulle lihtsalt, ma olen seda kõrvalt jälginud, lihtsalt täiesti raudne naine, et see on täiesti uskumatu, et mul on selline respekt lihtsalt. Kuidas sina teda jõudsid, mis sa teile ütlesid, et... mis ma oskasin öelda, lihtsalt ma proovisin lihtsalt, ma tegelikult, ma ei tea, kuidas see nüüd oli, kui ma 20 aastat tagasi olin Eurovisioonil, siis ma ise muretsesin ja olin ise hästi pabinas ja närvis enda pärast. Seekord ma pabistasin Laura pärast nii palju, et ma olin 5 korda rohkem kui enda pärast, aga mina uskusin nagu alguses, kuni lõpuni välja ma uskusin sellesse loosse ja ma tean, mul oli see nagu märk, et nii palju, mul ei ole seda asja juhtu nii tihti, et inimesed tulevad lihtsalt kusagil tänava peal või ma ei tea, poes või lava taga kontserdile tulevad ja küsivad ja ütlevad, et see on ilus laul ja et mul oli nagu näha, et inimestele see laul meeldib ja minul oli usku sellesse loosse alguses saadik ja see, et see nüüd niimoodi nagu päädis siin ja see on täiesti nagu see on selline, kuidas ma ei oska öelda, selline pööranud seiklus, et see niimoodi lõppeski. Täiesti ootamatu. Täiesti ootamatu. Aga mis te Eurovisioonil peale hakkate siis? Mis te teete? Meil on tegelikult olemas väike plaan. Assoo! Sven ikkagi tuleb lavale. Jah, Svenil on plaan. Meil on plaan selle tõttu, et meil on ajagraafik esmaspäeval olemas. Kell 12 peame olema ETV-s, kus
kus meid ootavad inimesed, kes hakkavad tegelema meie lava. Ja kes panid tähele ju, juba tegelikult täna oli meil nii palju uusi mingeid nüansse juurde tulnud võrreldes poolfinaaliga ja see oli ka meie plaan, et kui me peaks saama finaali, et siis me kindlasti arendame seda kontseptsiooni edasi ja teeme mingisuguseid midagi maja juurde ja me küll hoidsime kogu aeg sellist madala profiili, me ei tahtnud liiga üle nagu pakkuda, aga kindlasti on siin nagu ruumi veel nagu seda asja edasi arendada ja see on minu arust nii äge, et meil on see rahvusvaheline tiim, kellega ma usun, kindlasti me saame nagu super tulemuse ja seda asja veel vingemaks. Jaa, aga enne kui me lähme selle rahvusvahelise tiimi juurde, siis tänu nendele, kes aitasid meile selle teha. Absoluutselt. Sest et noh, ütleme niimoodi, et me ei saa seda muud, meie lugu räägib Veronast armastuse sümbolist. Me ei hakka plahvatama leekidega, hüppama seal ajal. Aga ma saan aru, et see võid kahjuda tahad ikkagi. Kogu aeg ma nägin unes ka, kuidas see lava lendab õhku kõik loo lõpus. Aga mina tean, kust saab 12 punkti kätte. Mis te saad? Itaaliast? Aga okei, aga võib-olla mitte. Kes neist kõige rohkem pisaraid valas? Me nägime telepildiselt Sven nutis kogu aeg lahimalt. Ma ei nutnud, mul oli tegelikult tohutu kella hingega tegelikult Sven. Ma ei näinud seda välja kunagi. Mul on mingi silmapõletik. Nii halba seda vabandust on mulle veel kuulnud. Okei, no eks ta emotsionaalne oli ka muidugi. Aga teid on ju ka seda lavapilti võrreldud Elina ja Stigi selle lavapidiga, mida selle kohta ütlete? Sellega oli täpselt see, et... Võt selleks oli mingi stampvastus olemas, siis kõik küsivad kogu seda. Ja see on nii iga küsimus, eks me alati vastame selle stampküsimuse. Ma mäletan, see oli küsimus number 24. Ärge vastangi lihtsalt. Aga ei, okei, see on väli. Aga vasta. Ei no, selles mõttes sarnasus on ju selle põhjal, et kaks inimest on laval. See on duett juba esiteks. Ja naine, duett. Must-valged värvid ja... Tegelikult ei ole ka see kontseptsioon päris sama. Ja päris sama ka pole see. Et selles, et tegelikult ainuke link ongi see, et mees-naine laulavad, et siis saaks üksta puha millise bändiga võrrelda. See duett on maailmas ju veel väga palju ja selles mõttes, et jaa. Karl Kristjan ja Maia on ikka duett. Jaa, et me olime nendega hästi sarnased. Jaa. Noh, poisid, ennem teil nii palju öelda. Koit, sa ennem nii palju rääkisid, miks sa nüüd oled vaid? Ma oma rääkisin ära, et ma rääkisin täis oma aja juba, ma mõtlesin, et nüüd on teil. Ühesõnaga, loo hingeelust, oota, palun, kuidas korda palun küsimust? Kuidas sa olegi küsinud, kuidas see asi, kuidas sulle tuli? Kuidas see laulu sündis? Inimene kirjutas laulu. Nii, palun räägime oma hingeelust. Ei no, laulust ei ole väga palju selles mõttes muud rääkida, kui ma teadsin, et meil on idee panna laulma Laura duetti Koiduga. Ja kuidas see täpselt välja näeb, pole tõrne aimugi. Aga idee nagu kliki ma sain Itaaliast, kus ma selle aasta käisin. Ja kus viibis ka Koit ja oli meil väike seltskond, sõitsime mööda Itaaliat ringi ja Verona linn jäi lihtsalt tee peal ette, kuna ma pidin sõitma Napolist Innsbrucki, aga ma lihtsalt ei suutnud, ma olin nii üliväsinud ja ma sõitsin öösel keerasin Veronasse sisse ja hommikul käisin mööda Veronat ringi ja mõtlesin, et aga miks mitte, et siin on see Shakespeare'i story. Aga muidugi seda tuleb inimestele seletada, sest et Shakespeare'i ja Verona vahel seda linki nagu väga paljud ei tea. Et selles mõttes võib-olla see ongi nagu see... Samas vana Euroopa teeb väga hästi. Jaa, muidugi. Ma usun, et päris ju gruppa minnes sinna võistkirjuud ja teie aladada. Aga mulle meeldib see Verona kui sümbol. See sümboliseerib kahe inimese armastust või kahe inimese kooselu. See on kuidagi nagu, ta ei ole nii lääge nimi kui lihtsalt, et mingi Our Love Story või midagi sellist, et ta nagu on hea nimi. Üks asi oli veel huvitav, mida keegi ütles, et Verona on selline koha nimi, mis see oleks ju võinud olla Pariis või mingi teine. Ja Milano, Milan, eks ju. Aga näiteks Venisse, Veneetsia. Jah, et mis oli see Itaalia, Põhja-Itaalia linn, mis täiesti käändub niimoodi ära, et seda eest mitte keegi ei saa aru. Et Verona on Firenze, Florence. Ja Florence. Et Verona on üks selline koha nimi, mis ei mitte kuidagi muutus, kõik kuidas seda... Jah, mis kui inglise keeles on ka Verona. Et Verona on ja jääb Veronaks, nii et sümbolina see oli nagu väga õige minu mõnest õige... Täpselt, see on väga hästi meelde. Kujundina. Ma tegelikult just eksisite autoga ära päriselt ja pole mingit armastust sulle hetkel. Ei, no see lihtsalt, kui kaks inimest laulab, mees ja naine, siis on ikkagi tegemist ju armastuslauluga, et vaevatud hakkavad laulma sellest keemiareostusest või millestki muust, et see oleks nagu ämbjad natuke. Inimese selline otse sinu pealt, et sa oled kõige varastada Milo ja eurolaululis, sa tunned, et sa oled nii valmis suurteks, kõige suuremateks suhteks. Olen küll valmis. Ma olen tükk aega valmis olnud juba selles mõttes, et võib-olla esimesed 2, 3, 4 aastat, kui ma neid laule kirjutasin siia eurolaulu konkursile, siis ma pigem tõesti mõtlesin, et prooviks ja vaata, mis saab. Aga kuna meil on praegu Vladimir Moonwalk ja me tegutseme väga kindla visiooniga oma artistidele promo teha
ja teha konkreetseid väga tarku otsuseid, me üritame neid teha, siis minu meelest on ülim promo saata laul Euroopasse ja kusjuures ma arvan, et tänu sellele meloodiale, mis on selline hukk tegelikult, mis on nii kergesti meelde. See refräänis ja falseti koht, see on tõesti see, mis... See on meie trump ja see on väga kõva trump, et selle laulu ei peagi kuulama mitu korda, seda võid ühe korra kuulata ja see ju jääb meelde. See üks fraas vist on see, mis jääb nagu kõige rohkem inimestele meelde. Et see võib olla tüütu ja võib olla naiivne, aga see jääb meelde. Palun kirjeldage neid tundeid, mis teid reaalselt vaatasid sel hetkel, kui Ott ja Märk tegid teile seda Oscarina. Kas te päriselt arvasite, et see on nii, et tõesti on vale võitja? Ja mina olin valmis niimoodi võtma ennast kokku, siis galantselt enda saba võtma ja vastutuse kätte ja siis lavalt alla kõndima sinna. Ja siis mõtlema, et ahah, okei, et nüüd mõtleme selle kõik ümber. Ma olin tõesti valmis selleks. Lihtsalt, et kuni koida seda nägu, et lepitada. Ja mina olin täiesti... tõesti 100% ma olin täiesti kindel, et see võistlus tuleb edasi, et raudselt, kuna veel Ott ja Märt veel juhtusid seda õhtut, et siin on mingi huumor ja see kuidagi on, keegi tuleb veel ja see võistlus tuleb edasi, et see ei ole läbi, aga see, et nad veel sellise nalja sinna lõppu tegid, et see mina läksin nagu 100-ga haneks, et ja minust isegi Lauraga vaatasin üksteise otsa, okei, see ei ole läbi. Ma tahtsin küsida seda, et te olete mõlemad eurolaval näinud. Sa olete mõlemad väga hästi ettevalmistatud, aga kas te olete Kiievis? Jaa, me oleme Kiievis kõik. 2005 esindasin Eestit Kiievis. Ühesõnaga kõik punktid, igale reale on ristsike, ainult sa... Jaa, Kiievi parimad pelmeenikad on meile teada. Ja mina käisin Kiievi kultuurimajas Stingi kontserdil ja see oli väga tore reis ja seal jah, just täpselt, et mulle öeldi, et restoranis, see oli väga huvitav juhus, me läksime, meil öeldi, et raudselt te peate, ma elasin samas hotellis, kus Sting elas ka ja siis mingi paar ööd ja siis meil öeldi, et te peate minema sinna restoranid, seal on Kiievi, see on nende rahvustoitlus, sest ma olen aru saanud, et see on kõige paremad pelmeenid. Läksime siis õhtul sinna ja muidugi olidki väga head pelmeenid, sest kui ma olin nagu oma söögi ära saanud, ajame seal õhtu läbi juttu ja siis äkki avastan, mul on sellega Anne Veski suur pilt. Nii et maailm on väike ja Kiiev on selles mõttes tuttav, kuigi muidugi sellest on aastaid möödas, aga üliäge muidugi sinna uuesti tagasi. You've all three been to Eurovision before, obviously, and so you've all got that experience. With it being not just about the contest itself now, but social media and campaigning beforehand and public relations, how much do you think that experience will be an advantage to you two going into it in Kiev? Well, I think it's more about the team that's going to work with us, because we can't do everything. So all the team that are on Monday is going to start working with us. It's also on their shoulders and on our shoulders, and I think the experience, well, we were there, I was there in Kiev in 2005. I was 98. Yeah, so social media was like a big, huge zero at that time, so I wouldn't say that it's a huge advantage to us. But I think we're ready, we have iPhones and Instagrams and... Yeah, Laura is teaching me step by step, so it's going to be fine, I think. Good luck. Thank you. We're like, yeah.